tulin siia praegu Tartust televisiooni siia stuudiosse ja kõigepealt saadeti mind Krimmi ja nüüd ma ei teagi, mis asja ma pean rohkem rääkima. Siin ma olen, palun vaadake. Pesukastid, paelakastid, paelakastid, naelakastid, nõelakastid, nuudlikastid. Kusjuures Grimeeria oli väga kaunis tütarlaps. Küsisin tema käest, kas tal on ka oma poissõber. Ta ütles, et tal on neid mitu. Ma küsisin, et kas mina olen liiga vana. Tema ütles, et vanus tema jaoks ei loe. Nii et nüüd ma olen siin grimeeritud ja võite mind vaadata. Nii palju kui tahate. Mul on aias imekanad. Igaüks neist terve varandus väärt. Ja mida nad kõik munevad? Hall see muneb, hane praadib, valge pasika tullaadi. Kirju kana muneb keksi. Ilma et ta vahet teekski. Musse muneb marmelaadi, sinine vaid šokolaadi. Pruun see muneb präänikuid. Väikseid poisse, väikseid poisse, väikseid, väikseid, väikseid poisse, väikseid poisse. Pruun see muneb präänik, präänikuid, jaa, präänikuid. Väikseid poisse, väikseid poisse, väikseid, väikseid, väikseid poisse, väikseid poisse. Väänikuid, väänikuid. Mul on aias imekanad, igaüks neist terve varandus väärt. Ja mida nad kõik munevad? Hall see muneb, hane praadib, valge pasika rulaadi. Kirju kana muneb keksi, ilma et ta vahet teekski.
Ansambel Ruja mängis tollel ajal päris palju mitmesugustes teatriprojektides, näiteks Protsess ja veel mitmed lastelavastused, Nukuteates Kulliver ja Kulliver, hiljem tuli Johnny kusagil ja me tegime ohjeldamatult selle seltskonnaga ka tolleaegset filmimuusikat Peeter Simmile, Peeter Urblale ja veel mitmele noorele režissöörile ja ma ei mäleta, mis põhjustel Volkonski, kes oli meie niisugune lähedane, meie satelliitide ringkonda kuuluv inimene, sattus nagu meile peale ja palus meil lindistada Eesti Televisiooni esimeses stuudios, mis oli tollal tõeliselt kiviaegne koht, kiviaegse aparatuuriga, tema 9 laulu. Ma ei mäleta sellest protsessist eriti palju. Ma mäletan seda, et Volkonski nooti eriti ei tulnud, aga sellest tundsid noodid teda väga hästi ja ta oma partiid, mis ta tahtis, et me mängiksime, pigem tantsis meile ette ja mängis klaveri peal ja siis ma mäletan sellest etendusest veel Eros Priiti, kes oli kohutav kiilakas ja suurte kõrvadega ja kõige rohkem, kui pedandile mul on meelde ajudesse kevitunud see, et meile maksti selle mängu eest 4 rubla 15 kopikat ja mitte mängimise eest, vaid selle eest, et me selle saate lõpukaadrites jooksime läbi kaadri. Parimpool, vasakpool, kuul sisse, püssirohi peale, tulekivi takkotsa, trah, smash, pum, hurraa! Põrisevad, koerad lõrisevad, kaarud kargavad karmau. Püssid pärisevad, tondid pärisevad, pabermajura
Mul on muidugi väga hea meel, et sellised noored vennikesed võtsid üles minu vanad lood. Ja muidugi ma pean ütlema seda, et tol ajal, 76. meil ei olnud ju lihtsalt tehniliselt võimalik niisugust traati taha panna, nagu see praegu on võimalik. Nii et peab ütlema, et ma tunnen ennast nagu Gustav Mahler, kes on kirjutanud oma partituurides selliseid asju, mida omal ajal lihtsalt orkester ei olnud võimeline mängima. Ainult praegu digitehnikaga on see võimalik. Lauad, pingitoolid, nendest ma ei hooli. Kapi uksi paikka panna oskab iga mees. Figuurtöö mind köidab. Puu, mis õhus sõidab. Targa imelinnu homme valmis teen.
poisid mind paar kuud tagasi stuudiosse kutsusid ja ütlesid, et on vaja mängida üks väike flöödilõik, siis polnud mul muidugi õrna aimugi, et mis toimub ja mis muusika ja mis üritus. Lihtsalt kui paluti, läksin kohale. Ja siis, kui mulle tutvustati seda originaalversiooni sealt 76. aastast, siis ma muidugi taipasin kohe ära, et selle flöödipartii olin mina kunagi sisse mänginud. Aga muidu ma ei mäleta sellest mitte midagi. Ma olin väga väike, kui ma seda etendust nägin, ehk mul nagu suurt mälestust ei ole sellest originaalist. Ja kui me lindistama hakkasime, siis ma nagu põhimõtteliselt spetsiaalselt ei kuulanud ka seda plaati, mis meil oli tehtud vanadest originaallugudest, et säilitada nagu distantsi selle originaalmaterjali vahel ja kuulasin alles seda siis, kui oli nagu väga kriitiliste asjade lindistamine nagu laulud ja sellised asjad, mis nagu võiks nagu võimalikult sarnased olla. Ja ma arvan, et see oli hea, et ma nii tegin, kuna nüüd on nagu see lõppmaterjal ikkagi päris erinev sellest originaalist, mis ta kunagi oli. Ma panen 6 naela rauda patta. Aga see peab värske olema otse Rauamäe. Kui podisema hakkab, lisan veel. Hapnikku ja süsinikku, vesinikku, veetabletti, kotiapet, kassisoola, tassisoola, tuusamääred, hambapulbrid, sambapulbrid, nabasalvi, sabasalvi, rabasalvi, kollitilku, trollitilku. Lõpuks lisan veel surnu pealuu, siis saunaharja, kukekannuse ja penni eest pärmi. Kõige lõpuks veel ühe küpse ploomi ja pisut kaneeli. Ja kas sa ise maitsed ka seda sousti? Ei, seda teeb minu naine. Tema on nõid. Ma panen 6 naela rauda patta, aga see peab värske olema otse Rauamäelt. Kui pada vaata podisema hakkab, lisan veel. Hapnikku ja süsinikku, vesinikku, veetabletti, kotiapet, kassisoola, tassisoola, bassisoola, tuusamääred, hambapulbrid, sambapulbrid, nabasalvi, sabasalvi, rabasalvi, lollitilku, kollitilku, trollitilku. Lõpuks lisan veel surnu pealuu, siis saunaharja, kukekannused ja penni eest pärmi. Kõige lõpuks veel ühe küpse ploomi ja pisut kaneeli. Ja vaata siis ongi ta valmis.
selle Kuidas kuningas kuu peale kippus etendusega selline suhe, et ma vist mäletan seda esietendust, ma olin siis 6-aastane, kui see telekast tuli ja läbi udu ma mäletan, kuidas ma pärast seda etendust mängisin Majorit ja trampisin mööda tuba ringi ja laulsin bim-bom-bom, hurraa. Ja see on üldse, millegipärast on see etendus mulle mingit naljakat mõju avaldanud, et see muusika oli siis, reaalselt oli see tegelikult esimene selline rock-muusika, mida ma kuulsin, ja eks see on mulle alateadlikult mingit mõju avaldanud. See käesolev projekt nüüd sai alguse niimoodi, et me mängisime Kristo Rajasaare sünnipäeval seda mõned aastad tagasi ja see hakkas meile kosmikutega siis ja mina laulsin. Ja see läks nii hästi peale meile endale ja publikule, et me mõtlesime siis nüüd, et mingid sõbrad ka veel lükkasid tagant, et davai tehke plaat ja siis me mõtlesime, et miks mitte, algus oli plaanis teha nagu selline lihtsalt plaat ja väiksem projektikene, aga nüüd on see nagu üle pea kasvanud ja aga selliseks suureks ettevõtmiseks, aga see on väga lahe minu meelest, et ma ei oska midagi muud öelda, kui tänud Peeter Volkonskile hea muusika eest ja Dagmar Normetile lahedate sõnade eest. Minu nimi on Hikkel Gruber. Ja mida sa teha oskad? Mida oskan ma? Kuula ja imesta. Kokakunstiga kõiki ma pimestan. Pika poisiden ilma poisteta. Härja silmiden ilma härjata. Karusmarjud on otse karu käes. Kukeseni saan otse kukke käes. Oskan teha liivakooke. Kraanist kallan kaasejooki. Peale selle kujuta ette. Teen pannkooke ja kotlette. Ma nägin tähti. Mä juba nägin tähti. Aga kuhu jäi kuu? Mida oskan ma? Kuula ja imesta. Kokakunstiga kõiki ma pimestan. Pika poisi teen ilma poisteta. Härja silmi teen ilma härjata. Karusmarju toon otse karu käest. Kukkeseeni saan otse kukke käest. Oskan teha liivakooke. Kraanist kallan kasejooki. Peale selle kujuta ette. Teen pannkooke ja kotlette.
muusikaga on nüüd niimoodi, et ja näideni ka üldse, et mulle tundus see Kuninga onu kõige hirmsam tegelane, kes sai olla millegi pärast. Ja nüüd siis, kui edasi minna veel ajas natuke vanemaks sain, siis on niimoodi, et seltskonnas olles, kui kellegi oli natuke tusane tuju või ta lihtsalt ära väsis, siis sai ikka hüütud, et ärge olge mornid, ehitame torni. Ja oli kõik kelle hea tuju. Ma olen kogu aeg tahtnud teha selliseid multifilmi muusikat kuidagi teistmoodi laste näidendites. See on tohutu varavu tegelikult häid laule. Ja väga hea meel, et ma sattusin siia seltskonda tegema juhuslikult niimoodi. No ilmselt see on see nüüd, et ei ole veel suureks saanud, lapsepõlv käib edasi. Need laulud ikka meeldivad. Me viskame kõik maailma kastid ühte hunnikusse. Laome siis ikka ühe kasti teise peale, kuni kõige ülemine kuuni ulatub. Mis kastid need on? Postikastid, pommikastid, konnikastid, saapakastid, seebikastid, beebikastid, pesukastid, paelakastid, naelakastid, nõelakastid, nuudlikastid, puudrukastid, loosikastid, roosikastid, nöörikastid, liivakastid, piimakastid, papikastid, lauakastid, rauakastid, kellakastid, söögikastid, köögikastid. Postikastid, pommikastid, kommikastid, saapakastid, seebikastid, beebikastid, pesukastid, paelakastid, naelakastid, nõelakastid, nuudlikastid, pudrukastid, loosikastid, roosikastid, nöörikastid, liivakastid, piimakastid, papikastid, lauakastid, rauakastid, kellakastid, söögikastid, köögikastid. Kasты постовые, кастендес пост, касты бомбовые, каст оф бомбс, касты комовые, кастендер копфекен, касты саповые, сеповые и бебовые. Casts of babies, касты бесуевые, байловые и найловые. Кастен der Meilen und Nölen und Nudeln und Pudeln. Касты пудровые с выем, лосовые и розовые касты, Kasten der Möhren und Lieben, Casts of Peen. Vaata, Volk tuli stuudiosse ja ütles, et sa tead, kes mängis originaalis trumbid sisse. Ütlesin, et ei tead, Tivo Vartsak või? Ei, Kraps. Ütlesin, ossa kurat, et Kraps mängis raisk. Et ma helistan Krapsile, et kutsuks ta ka siis nagu pärast siin midagi juttu puhune. Ja siis nägin Nõgistut üks päev. Ütlen, kuule, tule ka juttu ajama ja siis, kes teil trummi mängis, et Volk ütleb, et Kraps mängis. Ei, kas oli Kraps? Minu meelest oli Andrus Vaht. Aga segased ajad olid, et võis küll Kraps olla. Ju siis oli Kraps.
siis helistan Krapsile, Kraps ütleb, et mina küll ei mänginud. Aga ma ei tea ka, kes mängis. Siis helistan Kappelile, Kappel ütles, et helistab Nõgistule, Nõgisto teab kindlasti, kes mängis. Ma ütlesin, vaata, meil ongi niisugune jama, et Nõgisto ütles Vaht, aga Volk ütleb, et Kraps. Aga nagu Volk ütles, siis oli kindlasti Kraps. Ja siis lõpuks jäängi muud üle, kui sa helistad Andrus Vahule, kes elab ju Rootsis. Tema ütles, et tema ei mäleta midagi. Et küsi Kappeli käest, Kappel teab kindlasti. Et selles mõttes vaat nüüd hea, et me praegu üles võtame siin, et siis 30 aasta pärast kõik teavad, et Kraps mängis, mitte Rajasaare. Ruttu, ruttu, 1, 2, ritt, rudipum! Olge morniid, ehitame torni. Torni, torni. Torni, mis tehtud on kastipuust. Torni, mis tehtud on kastipuust. Kastipuust. Torniid, ehitame torni. Torni, torni. Torni, mis kuu peale rajab teed. Torni, mis kuninga kuulsaks teed. Torni, mis kuninga kuulsaks. Ärge olge morniida, ehitame torni. Torni, torni. Morniida, ehitame torni. Torni, torni. Torni, mis kuu peale rajab teed. Torni, mis kuninga kuulsaks teed. Torni, mis kuninga kuulsaks teed. Ärge olge morniida, ehitame torni. Torni, torni. Ei, minu puhul on kindlasti olnud niisugune nostalgiline, hullunud meeleolu, siis kindlasti ka huvitav ja kindlasti ka mingil määral raske, sest algus oli üsna raske ikkagi lugusid selgeks õppida ja siis tegelikult oli õudselt hea fiil oli seda asja nagu stuudios teha, sest ei olnud mingeid stressitegijaid sellised, nagu keegi oleks tagant torkinud, et peaks ruttu midagi tegema, et see fiil oli nagu õudselt niisugune sõbralik ja mõnus ja ma arvan, et see lõpptulemus on ka mõnus. Mina kartsin koledal kombel seda suurte kõrvadega meest, kes pommiga lendas.
ja seal oli mingi imelik heli ka taustaks. Et siiamaani on arusaamatu, mis seal juhtus. Ruttu, 1, 2, läks, rundipum! Ei jaksa, me ei jõua, kuid teema muudsu ei nõua. Minule tegi selle ettepaneku Kristo Kotkas. Ta lihtsalt pakkus mulle, et kas ma ei tahaks natukene häält teha. Minu osakaal on sellel plaadil väga väike. Umbes, ma ei tea, 4 laulul vist olen sees, aga miks ma seda nõustusin tegema lihtsalt huvi pärast. Ma nägin seda etendust video pealt ja ma polnud vist veel, ma ei tea, mis aasta salvestus see oli, mida ma nägin. Aga ma pean ütlema, et see muusika jättis väga kihvti mulje selles mõttes, et ja ma kuulsin praegust varianti, see, mis on nii-öelda No Big Silence'i ja Kosmikute välja lastud plaat, see on veel ägedam. Ja sellele kontserdile ma isiklikult ise läheksin. Kaasa elama küll. Meil jäi ainult väike tükk puudu. Kogu rahvas! Käed külge! Riks, raks, 1, 2, raks, raks, raks!
Ei pinguta ja rassi, kasti otsa tassi. Ise tegija lõpetab, enne jäta kui lõpetab. Ei pinguta ja rassi, kasti otsa tassi.